Aitäh, lugupeetud minister. Kui ma hiljuti küsisin teilt, miks valitsus kulutab sadu miljoneid eurosid tuulepargi omanike subsideeriumitele, vastasite, et Eestis puudub turumajandus. Kui ma küsisin sama teie kolleegilt, majandusministril Erkki Keldolt, ütles tema, et Eestis on turumajandus olemas. Keda teist peaks uskuma? Ja kuidas peaksid käituma ettevõtjad, kes ei saa aru, millistel põhimõtetel meie majandus toimib? Aitäh! Aitäh, see on erakordselt huvitav jälle, et veerite kuskilt paberilt mingisuguseid fraase. Ei, ma ei ütle, et Eestis puudub turumajandus, mitte kunagi. Turumajanduse puudujääke või kõrvalekaldeid siis või turutõrkeid või kes seda kuidas nimetab, tavaliselt ei kasutada seda väga täpselt neid fraase. Et neid ma jah vahel puudutan, et mis koha peal turg toimib hästi ja kus ei toimi. Aga et Eestis puudub turumajandus, see on küll teil läinud tõlkes kaduma. Ma tuuleparkide koha peal pean teid kohe korrigeerima, et valitsus ei kuluta tuuleparkidele, mis need summad olid siis, miljonid või miljardid. Et see ei ole asi, kus raha tuleb riigieelarvest. See on asi, kus, ja siin on väga suur erinevus, kas maksab tarbimise eest maksumaksja ehk riik või maksab tarbija. Ja siin on jutt tarbija maksmisest. Tarbija pannakse siis selle taastuvenergia toetamise süsteemi juures sedapidi, turg pannakse sedapidi käima, et luuakse turule pääsuvõimalus tuuleparkidele tulemusena kehtestatakse siis juhul, kui see ei ole turupõhine puhtalt ja meie ambitsioon on kõrgem kui siis turupõhised arengud, puhtalt turupõhised arengud, siis selle tulemus on kokkuvõttes odavam ja puhtam energia ja selliste pöörete tegemiseks teinekord riigi sekkumine on vajalik. Kui palju ta meil on vajalik, see ongi selline praegu otsimise küsimus, et me teeme nii palju, kui saab, siis vähempakkumise põhimõttel, ilma hinda lubamata, aga hinnagarantiid andmata, aga see, mida praegu tuuleenergiaprogramm ette näeb, on siis need hinna teatud garantiid. See mehhanism on üsna keeruline, et ma ei hakka teile seda siin refereerima. Aitäh. Suur tänu, lugupeetud minister. Kuna siin lisaküsimus teistelt Riigikogu liikmetelt ei ole, siis meil varasema praktika järgi on võimalik siis lisaküsimuse võimalus ka küsijale ära kasutada, et seega läheme sedasama teerada edasi. Aleksander Tšaplõgin, te saate ka lisaküsimuse, palun. See ei ole küsimus, see on täpsustus. See, et te ütlesite, et meie rahandus juhib peamiselt Putin, see on ERR-i tsitaat. See, et te väitsite, et meil tõstab makse Putin, see on olemas Riigikogu stenogrammis. See, et te väitsite, et Eestis puudub turumajandus, see on ka olemas Riigikogu stenogrammis. Palun vaadake, aitäh. Ja, härra minister. Aitäh, see kõlas nagu küsimus. Loomulikult ülekantud tähenduses ma võib selliseid fraase mu tekstidest välja lõigata ja väga tubli teist, et te ikkagi klassikuid tundma õpite. Tarkade inimeste pealt õppimine, see on kindlasti väga arendav teile. Aga mis mul asja juures ei meeldi, et kuidas te viskute ambrasuurile, kui küsimus on Putini rollist Eesti majanduses ja Euroopa majanduses. Et see on absoluutne fakt, et me oleme tegelikult, see on kõige tugevam välistegur, mis meil on olnud alates 21. aastast, kui Putin alustas gaasikraanide koomale tõmbamist ja Euroopa hoidlad jäid tühjaks. Sellel järgnes energiakriisi harjal siis lootis Putin, et lääs ei lähe Ukrainale appi, ta saab sealt 3 päevaga üle rullida. Õnneks ei juhtunud niimoodi.
ja mina hoian endist viisi pöialt Ukrainale, et hoidke teie ka, et see on tegelikult, aitab teil tegelikult siin Eesti ühiskonnas paremini hakkama saama, kui te mõtlete sarnaselt enamusega. Aitäh!